Nii, oleme laivis. Oleme laivis. Tere sulle, kes sa oled seal teisel pool ekraani ja võtsid aja. Või siis oled sattunud lihtsalt ka seda videot vaatama ja muidugi võtad nüüd ka aja, et seda jätkata selle vaatamist. Et tahaks täna rääkida ühel väga huvitaval teemal, müük ja ärevus. Et kui me tavaliselt seostame müüki, müük seostubki ärevusega, on ju, et kui me müüme midagi või meile müüakse, see tekitab kohe sellise raske tunde sisse. Aga ma sooviks täna jagada täiesti teistsugust perspektiivi müügi ja ärevuse seosest. Et kui sa selle video lõpuni vaatad, sa vaatad ärevusele esiteks uue pilguga ja ka müümisele täiesti teistsuguse pilguga. Kõigepealt üldse, mis ma mõtlen nagu müügi all? Müük on siis see, et kui me, müük sõna juba ise ütleb, on ju, millegi müümine. Aga täna sukelduks sellesse rohkem sisse, mis asi see müük tegelikult on ja kuidas müügist aru saama meil juba mingil määral nagu täiesti vale või täiesti ütleks, et piiratud, et me vaatame müüki läbi ühe spektri. Ja tänases videos jagakski siis seda suuremat, laiemat spektrit, et mis asi see müük tegelikult on ja kuidas see ärevus tekitab, kuidas see ärevus üldse tekib meile ja mis see ärevus on. Aga kõigepealt siis, miks meil üldse tundub see müük nagu nii hirmutav ja ärevus tekitav, et kui me näiteks kaubanduskeskuses jalutame, on ju, tuleb see müügiagent juba kaugelt kuskil käsi püsti või sa näed, et ta otsib pilguga sind juba, siis sa võtad näiteks telefoni kätte, on ju, mis iganes vaatad kuskile poodi, on ju, peaasi, et ei peaks seda silmkontakti saama ja peaasi, et peaks ta küsimustele vastama ja nii edasi, et see tekitab meile kohe sellise nagu, hoia minust eemale, on ju. Või see on see, et kui me ise peame näiteks ükskõik mis viisil siis müüki tegema, et olgu siis oma mõtete näiteks teisele edasi selgeks tegemine või siis üldse otseselt nagu müümine. Et juba mõte üksi sellest, et ma pean nagu midagi müüma, lööb paljudel inimestel sellise ploki ette, ärevus sisse ja nagu mina küll ei taha müügiga tegeleda, unusta ära, müük ei ole üldse minu jaoks. Et me peame ennast mitte nagu müügiinimesteks. Ja see on üks nagu suurimaid valesid, mida me ise endale räägime ja ma jõuan ka varsti sinna, et kuidas on üks suurimaid valesid, mida me ise endale räägime. Ja see on samamoodi üks müük tegelikult, et me ise endale räägime ja varsti sinna jõuan ka. Ja paljud jaoks isegi on see, et kui sa mainid lihtsalt sõna müük, näiteks kuskil koolitusel või kus iganes keegi ütleb sulle müük, siis juba see paneb südame kiiremini käima ja hingamise nagu kiiremaks ja pinnapealsemaks. Ehk siis see müük tundub nagu oleks midagi ebaloomulikku enamustel inimestel, et see on midagi sellist nagu, mida me ei oska, mis on hirmutav ja nagu ma ütlesin, et enamus peavad, et ma ei ole müügiinimene. Aga mis siis, kui kõik on hoopis vastupidine sellele, kui paistab? Mis siis, kui müük on tegelikult kõige loomulikum tegevus või asi, mida me üldse teha saame või mida me teeme automaatselt ka. Et mis siis, kui me tegelikult praktiliselt igal hetkel müüme ja ise seda ei teadvustagi, ehk siis endale teadvustamata. Ja siit ma lähekski ja hakkaks sukeldama sellesse teemasse sisse, ma jagaks ühte lahedat taipamist, mis vaid mõni päev tagasi tuli, mis pani mind ennast ka müügile täiesti teise pilguga vaatama. Ja ka ärevus, mis siis tekib selle müügiga seoses, mis siis kaasneb sellega, on tegelikult meie enda müügi tulemus. Just nimelt meie enda, mitte meile ei müüda, meie ei müü midagi, vaid meie endale müügi tulemus. Ehk me ise müüme omale põhimõtteliselt selle ärevuse maha. Ma tean, et see võib kõlada praegu nagu segaselt, et mis mõttes, kuidas me müüme selle ärevuse endale, aga tule minuga kaasa ja ole avatud. Et ma olen avastanud seda, et nüüd läbi selle viimase taipamise siis on, et müügil on tegelikult 3 tasandit või 3 taset. Ja nagu ma ütlesin, see kolmas siis on ju, tuli nüüd just siin mõni päev tagasi. Ja esimene, see on see kõige tavalisem, mida me siis müügiks nimetame, on siis vahetus. Enne raha tulekut, enne kui meil raha tuli käibele, on ju, võeti raha käibele või üldse ütleme kuld, mingi puru või mis iganes, mis väljendus nagu maksevahendis.
enne kui see tuli, siis me vahetasime ju kauba vastu, näiteks mina andsin sulle muna, sa andsid mulle sealiha vastu, ma andsin sulle vilja, sa andsid mulle midagi vastu, eks müük on nagu siis vahetus. Ja hiljem tuli siis raha, nüüd ongi see, et ma pakun sulle mingit teenust, ma pakun sulle mingit toodet ja saan siis seda raha vastu. Või siis ka toote vastu, teenuse vastu, ehk siis mingisugune vahetus. Seda me peame siis müügiks, et kõige lihtsam näide ongi poes, on ju, me ostame midagi, pood nagu müüb meile, õigemini seal me ostame, aga ütleme, see otsene müük ongi see, et need müügiagendid on ju, kes siis helistavad näiteks telefonis, kaubanduskeskus on ju, tulevad, või siis kui me ise tegeleme näiteks mingisuguse jagamisturundusega, soovitusturundusega, siis me ka ju mingil määral nagu müüme inimestele, et näed, ja siis saame raha vastu. Eks see on see esimene tasand ja see ongi see, mis inimestele tekitab hästi suure ploki, et see müük on kuidagi nagu negatiivne ja selline, et ma pean teisele midagi maha müüma ja parseldama ja see on nagu mingi hästi ebameeldiv tegevus. Ja nüüd sukelduski sisse sellesse teise poolde, et see müük ei ole tegelikult üldse selline, nagu ta paistab. Ja see on praktiliselt meie kõige loomuomasem tegevus, mida me üldse teeme. Eks esimene tasand oli see, et vahetame neid teenuseid, vahetame neid siis tooteid. Ja ma näen, siin on meil vaatajaid ka, et sa võid kommenteerida, et mis on sinu mõtted ja tunded müügiga seoses. Et kui sa peaksid tegelema müügiga või kuuled müüki või kui sulle lähenetakse, et soovitatakse sulle midagi müüa, mis on sinu tunded? Või kui sa ise pead midagi müüma, et mis tunded sinu sees tekivad. Aga lähme siis teine tasand, on siis enda ja oma ideede müük. See tähendab seda, et me müüme oma idee kellelegi maha. Hakkame kas või sellest pihta, et kui me oleme lapsevanem, me peame lapsele tegema selgeks näiteks, toome näite, miks brookoli hea on ja miks ta peaks brookolit sööma, siis me üritame teda kuidagi veenda, me müüme talle selle mõtte, et brookoli on hea. Või üldse näiteks lapsi taha midagi süüa, tahab minna mängima, siis meil on vaja saada see suu lahti, nii mõtleme, tuleb lennuk, lendab siit, tee suust lahti, ja lendab suhu, on ju. Me leiame mis iganes vahendeid, et lapsele see toit nii-öelda maha müüa. Või siis sõpradele, et kuule, lähme kinno, kuule, teeme seda, tulge mängime, toome näiteks lauamänge, mängime kaarte, lähme kuskile välja, mis iganes on, me müüme oma ideed. Ja kõige ägedam näide on tegelikult see, et kui me lähme kohtingule, ehk siis kaaslastele iseenda maha müümine. Mõtle nüüd, et kas sa oled tegelikult sina ise, kui sa lähed kohtingule, kas sa lubad omal täiesti vabalt nagu käituda või sa tahad jätta mingisugust muljet esimesel kohtingul, siis sa tahaksid selle inimesega võib-olla ühe korra veel kohtingule minna, on ju. Et see on see, ma ei hakka sinna nagu sügavale minema, aga see on koht, kus me teeme tegelikult päris suure karuteen endale, kui me ei ole meie ise ja üritame kuidagi siis näida paremana, et saaksime uuesti kohtingule. Või siis näiteks ka tööintervjuud on ju, seal me ju konkreetselt müüme ennast, ehk siis miks peaks see tööandja võtma meid palgale. Et me müüme ennast, me toome enda oskused välja, me toome enda mingisugused tugevused välja ja pigem nagu väldime neid negatiivseid külgi endal, ehk siis me tahame ennast nagu maha müüa. Eks see on see teine tase sellel müügil, kus me siis oma ideed või ennast müüme kellelegi. Ja lähtuvalt sellest me tegelikult müüme ju kogu aeg. Et kui me näiteks kellelegi midagi soovitame, kui keegi sõber küsib, et kuule, et soovita mõnda restorani kuskil, siis on kohe see, et jaa, ma käisin seal oli väga head toidud. Me tegelikult ju müüme maha talle selle restorani, saamata ise sellest mingisugust raha. Et see on juba selle jagamisturunduse ja ütleme tavalise siis selle soovituse nagu vahe, et kui sa tood restoranile kliente, nii-öelda nagu soovitades sõbrale, sa ei saa mitte midagi. Ja nüüd, kui sa toome näite, et sa oledki selle restorani siis affiliate, ehk siis edasi müüa, ja nüüd, kui sa soovitad sõbrale, siis on kohe millegipärast mingi halb maik juures, sest ma võtan sellest raha. Ja kohe on mingisugune teema nagu sellega, et see raha toob hästi huvitava sellise siis elemendi mängu, mis paneb meid hoopis teistmoodi käituma. Mõtle korra ise, et kui sa soovitad on ju restorani või siis mingit raamatut, mingit filmi, näiteks ongi üks hea raamat, mis sul on meeldinud, sa soovitad seda sõbrale. Sa räägid igale sõbrale, kes näiteks on samast asjast huvitatud. Et kuule, see oli ikka väga hea raamat. Kui sa seda ei tee nagu raha pärast, ehk siis sa ei saa raha selle eest, sa teed seda täiesti vabalt. Ja nii kui sa paned raha sinna mängu,
muutub see kuidagi ebameeldivaks, siis ma pean inimeste käest kuidagi raha küsima selle eest või. Tegelikult inimene ostab ise selle ja siis ettevõte maksab sulle. Aga see selleks. See on siis see teine tasand. Aga siis kolmas tasand ja nüüd ongi see kõige ägedam tasand. Ehk siis ise endale müümine. Kui sa jälgid ükskõik mida sa teed oma päevas, kui sa hommikul kas või ärkad, võtame kohe kõige sellise ärkamise on ju. Ja eelmisel õhtul sa mõtlesid, et okei, alustaks päeva sellisel kujul. Ja siis hommikul teed silmad lahti ja siis tuleb üks kõne kuskilt. Kuule, magaksin natukene veel. Ehk siis üks müügiagent hakkab sul õla peal tööle. Ja siis tuleb teine tegelane. Ütleb, et ei, sul on vaja ikka tööle minna, sul on vaja seda teha või mis iganes, näiteks sa lubasid trenni teha. On ju, hakkab sulle rääkima teist lugu. Ehk siis need müügiagendid hakkavad sul õla peal siin kogu aeg rääkima. Üks soovitab ühte asja, ei ära seda ikka tee ja siis tee ikka seda ja teine ütleb, et ei ära ikka mine. On ju, või siis näiteks trenni. Vaatad, et ilm on kole on ju, siis üks müügiagent hakkab sul õla peal kohe rääkima. Kuule, täna on ikka ilm nii kole, et ära ikka täna trenni mine. Täna ei ole trennipäev, et võta ikka vabalt, vaata filmi ja nii edasi. Ja siis tuleb teine, kuule sa lubasid ise endale, et sa ei lähe sinna. Eks seda agendid kogu aeg peas põhimõtteliselt müüvad sulle, üks üritab müüa ühte ideed, teine üritab müüa teist ideed. Ja läbi selle nagu me tegelemegi müügiga järjepidevalt päeva jooksul. Ja teised isegi ei tea, et me müügiga tegeleme, see müük toimub siseselt. Aga kuidas on see müümine nüüd siis nagu ärevusega seotud ja siis ma siin algus ütlesin, et kuidas me müüme endale ärevuse maha. Et kui me räägime näiteks sest müügist ja ärevusest on ju, et see seos, müük ja ärevus, et miks tekitab müük meil ärevust? Just sellepärast, et me hakkame müüma maha omale mingit lugu, mis on tegelikult ainult üks võimalikustest. Ja siit tulevadki kõik hirmud põhimõtteliselt, et me müüme omale maha mingisugused lood mingitest hirmudest. Toome näite, et ma peangi hakkama müügitööga tegelema. Võtame esimese näite. Siis esimene on see, et issand, mis sõbrad ütlevad. Äkki mind saadetakse kukele, on ju. Eks sa hakkad uskuma mingit lugu, üks agent hakkab sulle rääkima, see hirmuagent hakkab sulle rääkima, ta tahab müüa sulle hirmu põhimõtteliselt. Ta tahab, et sa ei teeks seda müüki. Seda tegevust on ju. Seda kardab seda emotsiooni, mis sees tekib ja nüüd ta hakkab sind hirmutama seal oma lugudega, eks ta hakkab müüma sulle seda sinu lugu maha. Et ära ikka tee seda, see ei ole ikka ilus, et kuidas sa niimoodi lähed sõpradele rääkima, et mis nad sinust mõtlevad ja äkki sa ütlevad ei, äkki saadavad kukele, äkki sõimad läbi, äkki sa peksa hoopis on ju. Et mis iganes see on, ehk siis me hakkame rääkima endale lugusid ja see ei ole seotud siis ainult müügiga, on ju, vaid üldse igal pool, et kui ma hakkan tegema midagi, näiteks tahan teha oma elus mingisuguse pöörde, mingi muutuse, siis hakkab üks agent kohe rääkima, aga mis siis, kui see ei õnnestu, aga mis siis, kui see kõik kukub läbi, kuidas sa lähed sõprade ette, näiteks toome näite, et sa oled juba kodunt välja läinud, oled seal 30 pluss on ju, oled kodunst välja läinud, oled palgatööl ja sa otsustad, nüüd ma teen elus kannapöörde, aga mis siis, kui ma läbi kukun, mis siis, kui ma pean minema vanemate koju tagasi, issand, kuidas nad mind vaatavad, ma olen läbi kukkunud. Aga kas nendest kõikidest ükski on päriselt tõde? Nagu päriselt, kui sa mõtled. Ehk siis see ongi see müügitöö, mida sa ise endale ajad kogu aeg. Ja sealt tulebki see, et me usume lihtsalt seda müügijuttu. Ja see ongi see, mis tekitab meile kogu seda ärevust. Me lihtsalt usume iseenda müügiagendi juttu, kes meil siin peas on, ajab mingisugust lugu meile, ühest võimalikkusest, et mis siis kui, on ju, aga üks nendest tuhandetest võimalikustest, mis võib juhtuda. Me valime selle kõige hullema stsenaariumi. Ja nüüd me usume seda ja see tekitabki selle ärevuse. Et läbi selle, mida ma siis mõtlen sellega, et kuidas me müüme omale ärevuse maha, ongi see, et me usume seda juttu, mida meie sisene müügiagent meile räägib selle tegevuse kohta. Et ikka läheb nii või läheb naa. Ja siis see tekitabki meile seda ärevust. Ehk siis ärevus ei ole mitte midagi muud kui iseendale mingi jama nagu maha müümine ja selle uskumine. Aga kust tulevad üldse sellised lood? Kust tulevad need lood, et kust see tuleb see hirm, et mis siis kui ja nii edasi? Et miks me endale üldse selliseid lugusid nagu räägime? Ja kuidas nendest valedest kergusega läbi näha? Ning praktiliselt
igasugune ärevus ja raske tunne seljatada. Sest see on tegelikult võimalik ja selle jaoks ei ole üldse palju vaja. Sul on vaja natuke muuta ainult vaatenurka, nagu ma praegu jagasin juba siin väikest vaatenurga muutmist on ju müügiga seoses. Võib-olla see juba praegu avas sinus mingisuguseid mõtteid, mingeid kihte ja sa näed juba müüki teistmoodi. Võib-olla läbi selle juba sa kaotsid, vähenes see ärevuse teema sul, sest sa ei usu enam seda lugu, mis sul peas käib. Aga kui sa soovid nagu totaalset muutust ja igasugustest sellistest ärevustest, et mis siis, kui see läheb halvasti ja see, ehk siis ärevus on ju läbikukkumise ees, ärevus teiste hirmu ees, enesekriitika, teiste endast kõrgemale tõstmine, see, kus me müüme ennast nagu põhimõtteliselt maha, kus iganes. Et selle jaoks ma tulen taas uuesti, siis teen uuesti 5-nädalase meistrikurse ärevust enesekindlusse, kus me sukeldume sellesse kõigest sisse, see koosneb praktilistest igapäevastest väikestest sammudest, kus me jõuame sellest punktist, et paneme ainult like'i mingisugusele postitusele, kuni sinna, kus me teeme live-videoid ilma hirmuta, täiesti vabalt, ilma et meil oleks mingit hirmu, mingi eksimuse ees ja keegi arvaks midagi. Ja seal me sukeldume sellesse kõigest sisse, et kus need ärevused pihta hakkavad, kuidas meie aju töötab ja kogu see teema. Et see on üliäge ja ma alles hiljuti just lugesin tagasisidesid eelmisest korrast, siis lihtsalt nagu silm läheb märjaks vaadates, missuguseid muutused inimesed läbisid selle käigus. Et see oli päris äge teekond. Aga enne seda ma korraldan tegelikult ka tasuta webinari, kus ma räägin siis sellest, kuidas ärevus mõjutab meie rahavoogu. Et see on ka üks suuri taipamisi, mis minul 2 viimase aasta jooksul on tulnud. Et ma olen proovinud hästi palju erinevaid strateegiaid, tehnikaid, kuidas nagu küllust luua, aga kui mitte midagi ei tööta, kuni siis sain aru, et see on tegelikult minu sotsiaalse ärevuse taga kinni. Ehk siis see webinaril ma räägin sellest kõigest lähemalt. Ja see toimub 9. aprillil, see on siis nüüd järgmine nädal, 19.00. Link on siin samas videokirjelduses, saad ennast kirja panna ja kutsun siin siis endaga kaasa mõtlema, kaasa kõlama ja vaatama sellesse kõigesse sügavamalt sisse. Ehk siis mõtle korra, milline su elu välja näeks, kui sul puudub igasugune ärevus ja sa elaks täielikus usalduses. Selline elu on võimalik ja järjest rohkem ma ise sinna, ma tunnen, ma lähen järjest rohkem sellesse. See on nagu nii äge koht, kus sa tead, et eksida pole võimalik, valesti pole võimalik midagi teha. Ja see usaldus ja turvatunne, mis sisse tekib, et sa tead, et sa oled alati hoitud ja lähed lihtsalt edasi ja teed. Kas siin videos praegu mingisugused asjad läksid vahepeal sassi ja no ja siis, kõik on hästi. Ehk siis kui sa sooviksid samamoodi ärevusest vabaneda, lasta ennast rohkem välja, tunda nagu ennast oma kehas, siis esiteks on ju nagu kodus ja üldse tunda ennast kindlamana, elavana, iseendana, siis need asjad alustame kas või sellest webinarist lihtsalt. Eks pane ennast sellele webinarile kirja, link on siin samas videokirjelduses ja sukeldume koos imelisse muutuste maailma. Minu poolt olekski selleks videoks kõik, loodan, et sa said siit mingisugused mõtteid, vaatad müügile teise pilguga, vaatad ärevusele teise pilguga, sest kõik hakkab sellest pihta siin, kuidas me midagi näeme, mis hinnangud ja järeldused me millegi kohta oleme teinud, sest see loob meie reaalse. Ja kui me muudame ära oma vaatenurgad ja muskumused, usu mind, maailm saab olema hoopis teistsugune. Oma nahal seda kõik kogenud siin viimase aasta, 2 aasta jooksul ja see on päris äge ja imeline teekond. Ehk siis loodan sinust kuulda ja loodetavasti näeme juba webinaril ja miks ka mitte siis sellel 5-nädalasel meistrikursel. Piirületades imelise ja erakordse eluni. Tšau, tšau!